tere vlog, on teisipäev, ma ei mäleta kui mitmes mai ja mina lähen kohe Kotkara haiglasse oma õmbluse poisse, vähemalt ma väga loodan, ära võtma. Ja siis, kui see on tehtud, siis täna õhtul, kuna laste vanaemal oli märtsis sünnipäev ja meil on siuke komme, et me kingime teineteisele elamusi, sellepärast et asju on liiga palju, siis ja kuna tal oli suur tähtis sünnipäev, siis ma mõtlesin, et väga tore oleks, kui ta saaks oma sõbrad ja lähedased kõik kutsuda pessa, et ma saaksin neile teha ühe töötoa. Nii et see on täna. Käime arsti juures ära, siis lähme koju tagasi, paneme ennast valmis. Võib-olla saame isegi juba panna natuke sinikale meigivärki peale. Vaatame, mis arst ütleb selle kohta, mis seis nende õmbluste või nende haavadega on. Ja siis lähme teeme ühe töötoa. Ma ei ole vist väga ammu teiega koos YouTube'iga koos käinud seal pesas, nii et ma saan teile võib-olla natuke seal ka näidata, kuidas meil seal elu käib. Aga ühesõnaga praegu hakkame minema ja ma otsustasin, ma panin oma kella laadima, ma koristasin oma öökapi sahtliile ära, see oli väga segamini ja siis otsisin oma kellalaadija üles ja nüüd proovin kevade ja viisakamate ilmade puhul natuke rohkem samme täis teha, kui ma seni olen teinud. Pesin peaga just ära. Jällegi natuke märg on veel, aga hea on puhas olla. Ja eriti hea, kui saaks nendest plaastritest ka nüüd lahti. What's in my öökapp? Nüüd saab siia näidata ka AirPodsid laevad, nüüd peab kõrva panema, kui lähme jalutama. Siis on minu Kindle. Keter tiivitse kleepsud. Eile panin peale on ilusad. Näki kleeps. Tegelikult tahaks veel kleepse siia peale panna. Ma olen just alustanud selle raamatuga Throne of Glassi sarjast. Ma ei tea, see on 5 äkki või? Nii et see ootab meid siin. Nii. Siis on siin see kreem, millest ma teile eelmine kord rääkisin. Ma täna just kreemitsin sellega. Siis melatoniin täitsa toimib. Siis kuna ma kreemitan peamiselt voodis, siis mul on siin seerum ja näokreem, mille ma ostsin vist Manchesteri lennujaamast. Siis siin on mingi roosa kvarts, mille Eiti mulle kinkis millalgi, selle ma jätsin siia alles. Rahakott, mingid dokumendid, suured kõrvaklapid, platipaberid. Siin on veel üks kehakreem, mille ma leidsin öökapi sahtlist. See on niisugune sädelusega. Ja siis siin on mingid münte, peavalurohud, ühesõnaga selline sahtel. Midagi kompromiteerivat ei olnud, kompromiteerivad asjad on mujal. Kohe tulevad koristajad, Uku tühjendab nõudepesumasinat. Kas sa oled rahul uue süsteemiga või? Et iga ühel on oma nädal, kui ta teeb nõudepesumasinat tühjaks? Ei või? Nää. Ühesõnaga, see on vanema Anne välja mõeldud süsteem, et nad ei kakleks kogu aeg. Mina juba tegi üle-eelmine nädal, tema ei ole teinud, siis iga ühel on oma nädal, kui nad teevad. Eelmine nädal oli Iti, see nädal on Uku, üle-eelmine nädal oli Elli. Järgmine nädal on jälle Elli. Neljapäeval on meil ette laulmine laulukooriga ja päris närv on näid sees, tegelikult peaks ikka harjutama vahepeal jälle nende fonodega enne seda ette laulmist, sellepärast et näiteks ma ei ole kunagi laulnud vist Tuljakus teist alti. Nii et ma olen veits, et see veits ajab nagu keelesõlme veel, ei ole nagu see nii peast need käigud. Et ma pean hullult nooti jälgima, aga tegelikult oleks hea, kui peaks. Kurgid! Enne kui see Kindle mu elu üle võttis oma nende haldja romaanidega, siis mul ikkagi käis nagu öökapi, lugemine oli kõik öökapis nagu füüsilisel kujul. Ja ma ei ole alla andnud nende osas. Aga ma lihtsalt näitan teile, mis mu järgmised to be read'id oleks olnud või on, kui ma võtan jälle päris raamatu kätte. Kõigepealt Düüni triloogia,
mis on hästi mugav lugeda kindlasti. Aga ma hakkasime seda filmi vaatama, Düüni filmi, ja siis ma ütlesin, et ma tegelikult tahaks seda võimalust enne seda lugeda, kui filmi vaadates. See tundus täpselt selline, et nagu juba alguses oli nii palju küsimusi mingite tegelaste backstory'de kohta. Nii ma tundsin, et ma tahan pigem lugeda, aga see on üsna selline aukartust äratav suurusega köide, et võib-olla oleks mõistlikum ja mugavam olnud osta need paperbackid või siis et ükshaavalgi vähemalt. Aga see oli nii ilus, ma ei saanud sinna midagi parata. Ühesõnaga, seda on vaja lugeda. See on siin, tegelikult peaks minema üles raamaturiielisse. Alex Michaelides, ma ei tea, kuidas seda hääldada, Kreeka-Ameerika autor vist, või Kreeka-Inglise, ma ei ole kindel. Tal on The Silent Patient, The Fury ja mingi vist oli veel. Ühesõnaga, need ei ole jällegi mingisugused sensatsiooniline kirjeldusklassika, ei saa neist, aga need on sellised krimkad ja psühholoogilised krimkad ja suht põnevad. Nii et see autor, kui huvi pakub. Siis Meister ja Margarita, mu Forever lemmikraamat. Ma sain selle mingisuguse täiesti naljaka hinnaga Apollost millalgi. Ma olen seda 75 korda lugenud oma elus, aga mul seda nagu uut välja laset ei olnud. Ja see, ma ei tea, mis ma sain selle mingi 9 euroga või midagi äkki. Midagi võib-olla isegi veel odavamat. Ja olin väga õnnelik ja see võib siin elada küll, ma räägin, see mu Forever lemmikraamat. Siis siin on selline Nathan Haveri, kes on hingehoidja ja leinanõustaja, tema raamat Aeg parandab hoolitsetud hingehavad. Ma ei ole seda veel läbi lugenud, ma olen seda vahepeal lehitsenud. Arutlusi ja nõuandeid kriisidega toimetulekuks ning sellest, kuidas üksteisele keerulisel ajal toeks olla. Siis mul on selline kaltsukast ostetud Roald Dahli Treasury, kus on erinevaid katkeid tema lugudest ja tema luuletusi ja siis me vahel lastega koos loeme neid. See on inglise keeles. Siis Haruki Murakami Norwegian Woodi ma sain jõuludeks Tänni vennalt. See on üks järgmisi. Selle ma ostsin Inglismaalt Lake Districtist, kui me pärast uut aastat seal käisime. Rupi Kaur on väga hea, väga nagu äge poetis ja mulle tundus, et see Milk and Honey väljalase on nagu kuidagi ekstra ilus ja ma olen selle ära määrinud siit. Aga see on ekstra ilus ja ta kirjutab nii toredasti ja sellega on alati see, et kui võtad suvalise koha pealt lahti, siis satub alati mingisugune uus mõte, mis parajasti sellesse ajahetke sobib. Ehk siis, kui te ei ole veel lugenud, mõtlete, et muidu väga luulevennad ei ole, Rupi Kauri lugenud ei ole, siis ma väga soovitan Rupi Kauri luulet lugeda. Naiseks olemisest, tütreks olemisest, seksuaalsusest, autonoomiast, feminismist, igast mõtteid. Ja siis mul on siin Maarja Unduski Ellen Needi elulugu, I guess. Tema loomingust ja tema elust. Ja see on hästi armas raamat. Ja seda ma ei ole ka lõpuni jõudnud lugeda, ma vist jõudsin kuskile 3. peale äkki. Aga ühesõnaga, very cute read, ka kindlasti loen lõpuni. Igal juhul siin on raamatuid rohkem kui inimesi ja ma pean hakkama jalutama nüüd Kotka erahaigla poole, nii et lähme. Ma avastasin siukse pullivärgi, et ma olen väga pikka aega olnud nagu pahane ja vihane elu ja selle ebaõigluste peale. Et vähe sellest, et inimene on nagu juba võtnud endale mitme mehe vastutuse enda õlule, eks ju, siis ta peab veel nagu maksma sadu, no pigem nagu 1000 juba eurosid advokaaditasudeks ja ühesõnaga fuck jumala närvi ajab. Ja siis ma taipasin eile, et kas on kedagi, kes teaks elu peale närvis olemisest paremini või rohkem kui tiinekad ja eriti tiinekad 2000-ndatel. Ja siis mul tuli meelde, et on olemas Linkin Park, Numb, Bleed It Out ja nagu teised selle žanri klassikud, mis on nagu siuke lihtsalt, siiralt
vihane, tige olemine ebaõigluse peale. Ja see mingi osa minu hingest tervendas. Nii et nüüd ma kuulan, kui ma teile tänaval vastu tulen, siis teadke, et minu klappides on tõenäoliselt Linkin Park. Bleed it out. Ja ma olen väga rahul sellega. Aitab, noh. Nii. Niidid võeti välja. Ühe väikse plaastrikese sain asemele, selle pean ise nädala lõpus ära võtma. Kõik paistab väga kena. Ja 6 kuu pärast siis, kuna siin on nagu praegu on mingid väikseid konarusi ja ebatasasusi, aga paistes on ju ka veel, nii et lõpuni ei ole tegelikult näha, seda ei ole lõpuni paranenud. Ehk siis, kui midagi peaks kuskilt tulema, siis arst ütles, et 6 kuu pärast, kui midagi vaja natuke korrigeerida, timmida veel, siis teeme nip, selleks pole oppi vaja. Et saab siit-sealt natukene kõpitseda, saab siit-sealt natuke kõpitseda vajadusel, aga ühesõnaga minu arst oli doktor Heiko Atna, see on väga tore, ei ole väga kole poiss ka. Ühesõnaga, ma olen väga rahul selle terve teekonnaga. Tema näiteks ütles, et mul oli opi ajal valus, aga mina ei mäleta seda. Nagu selles mõttes vist korraks, et ma olin vist juurde palunud natuke mingit tuimestust, kuigi on raske uskuda või mäleta mitte midagi sellest. Ühesõnaga, kõik hästi. Lähme nüüd koju tagasi ja hakkame valmistuma õhtuks. Kuna ma kõnnin Kristiine keskusest mööda teel koju ja kuna Annel puhastus on praegu meil, tähendab peaks juba olema, lapsed pidid nad sisse laskma, siis et ma neil väga jalus ei oleks, ma käin Kristiines. Sellepärast, et minu poeg on kasvanud välja kõigist oma riietest jälle. Tal on kõik püksid kukekad ja kitsad. Ma ei tea, kuidas need poisud nii kiiresti kasvavad. Kas teie poisud kasvavad ka nii haigelt kiiresti või? Ühesõnaga, ma lähen ostan talle mõned püksid. Ja ma arvan, et ma ostan need püksid talle Pepkost. Ma poisule ostangi peamiselt Pepkost riideid, sellepärast, et mulle tundub, et nad on, esiteks nad on hästi hea hinnaga, on ju, aga teiseks mulle tundub, et nad on ka parema kvaliteediga kui enamus teisi nii-öelda kiirmoekette. Ja üllatavalt palju sellist nagu maitsekat ja ilusat valikut on ka, et need linased salveirohelised särgid ja püksid mu meelest olid megakenad. Et ainuke asi, mis on nagu tegelikult kõigi nende odavriiete kettidega, et nad tõmbavad pesus kokku. Ehk siis ma soovitaks võtta ühe suuruse suurema, kui muidu võtaks. Et kestab veits kauem. Aga ma kodus näitan, mis ma sealt kokku kahmasin. Kui ma koju jõudsin tagasi, siis ma helistasin oma kallile sõbrannale / minu ihumeikärile ja rääkisin temaga pulmapäeva plaani läbi. Küsisin, kas tal on aega teha meiki ka Tänni emale ja soengut, kes tundis huvi selle vastu. Ja panime paika, et jõuab. Ja nüüd koristajad jõudsid ka mõni aeg tagasi. Ja ma lähen vaatan, kuidas seal toas asjad on. Ja siis hakkan sättima, et pessa minna, et see Anne pidu ära pidada. Aga väga mõnus oli rääkida Etteliga üle pika aja. Ja tõesti, mida rohkem sellest tema ütles ka, et ta on nüüd nii elevil sellest pulmast ja nagu mida rohkem ma sellest räägin teiste inimestega, siis nagu endal tekib ka siuke tunne, et oh wow, it's happening. See on päris tore. Ja tegelikult mu see teine kleit jõudis ka, nii et ma näitan teile seda ka mingi hetk selles vlogis, seda teist kleiti. Ühesõnaga, see kõik on väga põnev. Väga põnev. Okei, lähme tuppa. Ma ei saa üle sellest peenrast, see on nii nunnu. Sest et 2 päeva ja selles fluufis printsessikleidis aga õhtusöögil ei ole nii nagu nice olla. Ei, see polnud see 500 000 eurot, see oli odavam kui see, mis ma alguses tahtsin. See on kind of cute ju.
Sulle meeldib või? Mu meelest see on nii nunnu. Sulle meeldib või? Mu meelest see on täiega ilus. Nii. Pepko hauliaeg. Nii, Ugu hundile, kellel on kõik riided väikseks jäänud. Teksapüksid. Ugu, teksa, Siis kuna tuleb igast mingeid kontserte ja mingeid lõpetamise asju ja mingid siukest asju, ma ostsin talle sellised särgid. Elli, vaata. Wow. Bees on parem. Mis on rohelise vastu on? Ta saab kamufleeruda siin seina. Ma näen liiga palju rohelist. See on kohe. Siis sellised lühkarid. Jälle roheline. Ilus roheline. Ugu, vaata kui nunnud. Oota, see matchib sellega ju. Jaa, matchib jah. Sellised. Ja sellised lühkarid. Oo, nii on lähesed. Viidid. Siis ma ostsin sellised need klambrid, millega saab panna toiduainete kotte kinni. Natukad ei tuleks. Et ei kuivaks ära, aga ma otsisin üks päev neid. Meil oli neid täiega ja siis ma otsisin eile ja ei leidnud midagi. Ja siis ma mõtlesin, et ma ostan need. Ütleme kogu aeg, kelle kõrred, millised on. Siis ma ostsin kõrsi juurde. Mulle. No ühed sulle, ühed Itile. Mulle. Ja mulle. Siis minu omad on toas, Iti omas täpsustades. Oh my ja god. hallitavad. Ja ma ostsin ühe need plastikust lillepoti. Nüüd. Ma ostsin ühe plastikust lillepoti sinna õue, meie selle õue diivani laua peale. Et mingi lilled ja sisse istutada. Tundus nagu ilus mulle. Ka roheline muideks. Ja siis nõudepesukäsnad. See roosa on kõige ilusam. See on beige, aga soov kui. Roosa. See on nagu super beige. Ei, see on nagu väga roosa. Vaata. See on roosa, see on beige, see on roosa, see on roosa, see on beige. Tifoon. Ühesõnaga nõudepesu tüürimiskäsnad. Täiesti beige. Okei, neid unus siin näidata. Siuksed materjalist pikad püksid. Elli, tule. Ja siis siuksed pikad püksid. Elli, tule õue. Taas teab naabermaal. Kriidid pandi tööle juba õues. No nii. Siin on nii puhas. Jumalale tänu. Nõud ei mahtunud masinasse. Aga köök on puhas ilusti. Need siis lähevad järgmise sotsiga. Need on nõud, mis ülevalt lastetubadest välja tulid. Putukad risk. Ma panin natuke meiki oma sinise silma peale. Ja nüüd, kuna see on jälle sünnipäev ikkagi, siis peetakse lauldi sünnipäevalaulu ja juuakse väikest leinikest ja süüakse ja lobisetakse ja varsti saame alustada. Meil on pidu läbi, et Daniel on sunnitud lõhnad kandikutel ümber arranžeerima ja ta on veits kettas. How's it going, love? Great. Great? No, great. Great. Ühesõnaga, meil on kõik, kuna meil on nii palju erinevaid helisid, siis igal korgil on oma number ja kõik on enamasti alati täiesti ja kõik kindla kategooria numbriga asjad on kandikutel
ja need on alati super võssi keeratud. Nii et ma panin Tänni neid ümber arranžeerima, et ma homme ei peaks. Igal juhul Anne oli väga rahul oma peoga, mulle tundus. Või no vähemalt tema külalised olid väga-väga rahul. Kõigil tulid mega head lõhnad. Kõik toimis. Pupsikud läksid koju juba. Me tõmbame otsad kokku ja lähme ka. Nii et homseni. Tšau. Ja nii, trenn tehtud, kuna me ei julge veel väga pulsi kõrgeks ajada, sest et õmblused alles eile võeti välja, täiega kardan, et äkki midagi näsed on ära kuidagi või läheb veel sinisemaks või ma ei tea. Ühesõnaga siis ma tegin lihtsalt selles, ma ei viitsin pikutada ka enam, enne kord ma pikutasin, aga siis ma mõtlesin, et ma teen kõnnin lihtsalt ja kuna ma nii panin kella käe peale ja olen üritanud samme natukene rohkem teha, siis see nagu toetab seda eesmärki ka. Ühesõnaga, väga mõnus oli, sain naha märjaks ilusti, väga tõhus. Aga nüüd kiirustame tööle, sest meil on 2 töötuba vaja ära teha. Võd nii. I want to find some place to hide you and me under the night sky. You know, I never wanna go. I really wanna say, but you might say no. If you wanna say that you never let me go, I will stand beside you. You know, I never wanna go. I really wanna say, but you might say no. Ei jõudnudki enne ettevalmistusi filmida, aga meil on punt on siin. Ma panin natukene endale siia peale. Hirmus oli. Siin on Sirli. Tere, Sirli! Tere! Kuidas läheb? Enam-vähem. Elan, aga mis elu see on? Nii vä? Ja, no enam-vähem jah. Arvestatavalt. Ja praegu tohutu sotsiaalmeedia sisuloome. Ja tohutu praegult. Ma tõmbasin telefoni selle programmi ja see on isegi pole mugavam. No näed! No näed! Ma sulle ütlesin! Sirl on uus Stanley Tube. Jaa. Kas see on väga hea või? 7 € Tigerist ja on hea või? Anna ma proovin šlõmmi võtta. Ma olen Janet. Tere, Janet. Janet lambist hakkas Rapuntsliks vahepeal. Eile õhtul, kui me töötuba tegime Annele, siis, ma oleks ära võtnud selle sult, siis Iti istus selle üleval riiuli otsas, sest ta oli solvunud oma venna peale ja siis vend seisis seal, mitte siin, vaid seal laos, vaata, kõrgel laoriiuli otsas. Ja siis vend oli all ja kraaksus, lase oma juust alla! Iti läks veel rohkem närvi selle peale. Ühesõnaga, praegu nad nuusutavad, praegu on nuusutamise faas ja siis ma panen nad tööle. Ja siis saab kell 6 uuesti teha töötuba. Piki päev. See oli ikka kole. Kuidagi ebamugav on ka inimestele seletada, et ma käisin opil, lõikasin oma laud ära. Ausalt, mul mees kodus ei peksa. Eriti. Hästi huvitav on, jah. Esimene töötuba edukalt tehtud, ära koristatud ja järgmine valmis pandud. See algab kell 6, mis on 8 minuti pärast. Ja siis 2,5 tundi nokitseme siin ja siis saab koitsa. Tahaks täiega magada, ma olen nii väsinud. Tunnen, et ma ei ole üldse hästi välja puhanud. Et läheb käima. Järjekordne pidu. Siis arvuta ka kokku, palju seal on kokku seda sul.
Jõudsin koju kuskil veits enne 9. Ja nüüd ma olen mega vasid. Tule. Või sa lähed hambaid pesema või? Filmin. Mida? Vlogin. Siin on Uku-poiss. Tšau, Uku-poiss. Millega sa tegeled? Mine hambaid pesema nüüd, poisu. Igatahes võtsin koju, tegin endale võileiva. Sest ma ei olnud päevats midagi söönud. Ja nüüd ma olen nii väsinud, aga nii toredad kupid olid mõlemad. Hästi toredad inimesed. Hästi pahva oli nendega koos ja nüüd olid nii head lõhnad kõigil. Nad olid ise nii elevil ja rahul ka. Aga tõesti nii head lõhna olid tehti, et täitsa lõpp. Aga ma lähen tänaseks tuttu, sest kas täiskasvanud inimesed võivad kell 9 magama minna või? Kommenteerige, mis kell te tavaliselt magama lähete. Ma olen muidu öökull täiesti. Aga praegu ma tunnen küll, et tahaks nagu ära vajuda siia. Ja tööd.